Tere! Minu nimi on Markus Kasak ja mina töötan sellises ettevõttes nagu Artec Design. Räägin täna siis sellest, kuidas arvuti purki sai. Selle all siis on tegelikult mõttes rääkida ThinGANist, millega võib-olla osa inimesi on kunagi kokku puutunud. Ja räägin üldse Eestis arendatud seadmetest. Kõigepealt esimene asi, mida me oleme ise palju näinud, kui me oleme käinud ringi kuskil Robotexil või mingitel messidel, on see, et päris palju ei teata, et Eestis on tehtud oma riistvara tarkvaraarendust koos, siis, mida on integreeritud seadmeteks. Ja seda ei ole loomulikult teinud ainult Artec Design, aga kuna mina ise olen kõige kauem olnud kokkupuutes Artec Designiga, siis mina räägin seda Arteci võtmest, et mida meie teinud oleme. Alguses siis räägiksin ajaloost ja pärast räägiksin natukene uuematest seadmetest. See raud või need seadmed, mida tehtud on tehtud väga erinevateks vajadusteks. Väga suur osa neist on jooksnud kohandatud Linuxiga, aga on ka aja jooksul kasutatud mingeid reaalaja operatsioonisüsteeme ja on ka otse mikrokontrolleri riistvara peale kirjutatud. Kogu see asi, mis on tehtud, on kindlasti osa kodumaisest elektroonika ajaloost, võib täna minu arvates väita, ja mõnes mõttes isegi ka maailma ajaloost. Kogu see seadmete hulk on meie ümber nii nähtaval, et väga paljud on tõenäoliselt näinud bussivalidaatoreid ja on ka teisi, ja on kindlasti väga palju, mis ei ole nähtaval, on peidus. Nende kohta siis käib see termin SART-süsteemid ehk siis embedded systems inglise keeles. Ja pidevalt areneb enamasti keerukuse suunas, seda on näha ka sellest, et praegu läheb iga riistvarainseneri kohta järjest rohkem tarkvarainsenere vaja ja siis võib-olla ka vaatab natukene sinna tuleviku poole. Võib-olla paar sõna ka Artecist endast, et Artec on asutatud 1998 ja tegelikult see alguse üldse USAs, San Jose's, sinna läinud Eesti Tehnikaülikooli tudengite nagu sellisest õppeprogrammist välja kasvanud asjadest, kus ta siis hiljem tuldi Eestisse ja Eestis tehti siis firma 98. Töötajate hulk on püsinud seal 20 ümber, mõnikord on kasvanud, mõnikord on kahanenud, eriti suur oli siis, kui me ise ka tootmise poolega tegelesime, aga üldiselt on see väga läbi ja lõhki inseneride ettevõte. Ja siis kõige põhilisemad asjad, millega me tegeleme, on riistvara ja tarkvara arendus ning nende seadmeteks vormistamine. Selle 24 aasta jooksul oleme siis teinud projekte 100 kliendile, üle 100 kliendile, see 100 sai suht hiljuti täis. Oleme teinud erinevatesse kohtades Euroopas, mõni klient on olnud ka Aasias, üks Jaapanis ja siis on USAs olnud kliente. Aga mis on väga rõõmustav trend või suund on see, et järjest rohkem on ka Eestis selliseid maksejõulisi ja huvitatud osapooli, kes siis Eestisse tahavad saada seadmeid. Ja nagu ma siis enne ütlesin, et alustaksin sellest, et räägiksin ThinGANist ja natukene sellest ajaloost. Et kõigepealt on selline kiip, mille puhul nüüd küll süsteem on chip, õige termin on monokiipsüsteem, aga mulle see sõna monokiip nii hirmsasti meeldis, et ma ei suutnud kiusatusele vastu panna ja panin selle siia kirja. Ja tegu on siis Ameerikas välja töötatud ühe esimese väidetavalt süsteem on chipiga, mis baseerus 486 tuumal. Ja mis siin on eriti huvitav, on see, et see on siis selline ajastus, 1999 tuli turule, tegema hakati varem. Arteci see loomine ja kasv hakkas tegelikult selle sama kiibi ümber, sest et osa sellest, mis siin blockskeemis näha on, mis puudutab seda ZF Logicut, siis Arteci insenerid disainisid sinna kiibi sisse ka seda koodi. Õigem mitte koodi, vaid riistvara disaini, siis nii-öelda kiibi disaini, eisikut. Et antud puhul siis see kiip ise, nagu ma mainisin, on 486 tuumaga
ja kui keegi sellel ajal kunagi mõnda emaplaati vaatas, siis seal enamasti oli eraldi kivi, oli põhjasild, siis eraldi kivi oli lõunasild, igasugused kontrolleri kivid. Et selleks ajaks oli siis desktopi riistvara oli läinud Pentium 2 peale, Pentium 3 juba hakkas kumama, aga et siin siis pandi peaaegu kogu emaplaadi funktsionaalsus sellele ühele kiibile kokku. Ja siis projekt, millega mina hakkasin tegelema, kui ma Arcticega liitusin aastal 2001, siis oli see juba olnud mõnda aega käigus ja seade ise oli valmis, aga see on siis üks kettakast eelmisest aastatuhandest, sest kui millenniumi vahetus toimus 2000–2001 vahetusel, et siis see projekt hakkas 1999. aastal ja kui ma õigesti mäletan, siis 2000 tulid esimesed eksemplarid välja. Ja et kui ma siin nüüd mingid seadmed näitan ja räägin, et siis oluline on ka see kontekst, et väga palju sellest, mida me täna võtame iseenesest mõistetavana, et sellised asjad on olemas ja see on, lähen ostan Synology poest, siis tollal see kaugeltki nii ei olnud ja et kui rääkida nüüd sellest innovatsiooni poolest antud slaidi puhul siis mineviku võtmes, et siis mina julgen väita, et kindlasti oli see innovatsioon sellel hetkel, kui seda tehti. Et see seade ise siis kasutas seda sama 486 kiipi, seal peal jooksis Debian Linux versioon 2.2, kui ma õigesti mäletan. Ja siis üks minu esimesi ülesandeid oli sinna peale ka 2.2 Linuxi kerneliga mingite asjade tegelemine, et sain seda seal kompileerida ja toimetada. Et mina ise küll see põhiarendaja ei olnud, sest ma olin tol noorem insener, aga igal minu jaoks on see selles märgiline, et see oli esimene kord, kui ma ise oma elus Linuxi kernelit kokku kompileerisin. Ja muu hulgas tahan ka öelda, et pärast mind räägib Anti Sullin Linuxi kernelist oma seadmetel, et siis see on kindlasti siin saalis väärt kuulamist, et kellel on huvi selle kohta, et mida seda endast kujutab ja mismoodi sellega tehakse. Seade ise siis, nagu siin kirjas on, et need parameetrid, mis on ka huvitav, et ka see kastidisain ja kõik see sai ise tehtud ja õnnestus isegi üks seade kuskilt laost üles leida, tolmust puhtaks pühkida ja käima jõudnud veel panna, aga tekkis siuke huvi, et kindlasti kui ma tagasi lähen tööle, et siis mõnel õhtul proovin ta käima kajada. Siis lapsena mulle meeldis väga, siiamaani meeldib ulmeromaanega lugeda ja üks asi, mis sealt kunagi kõrva jäi, oli Arthur Clarke'i raamatust Linn ja tähed, kus seal on üks igavene linn, oli see, kuidas masinad on arenenud ja et masinate lõpparengupunkt on see, et neil ei tohi olla ühtegi liikuvat osa. Ja see oli natukene asi, mis selle ThinCAN-i, ehk siis siin ta nüüd ka lõpuks pildi peal on, see kõige esimene versioon, arengu puhul minule nagu väga kõrvu jäi või kõlas sellepärast, et võrreldes klassikalise PC-ga, nagu nad tollal olid, Windows 98 masin oli veel 99 tavaliselt jutuks 2000 ei olnud veel välja tulnud, et siis selles seadmes ei olnud ühtegi liikuvat osa, ei mingeid ventilaatoreid, ei kõvakettaid, ei mitte midagi. Siis need õhukesed kliendid, mis olid enamasti mõeldud kusagile terminaliks, oli tollal väga selline algusjärgus ja siis see ThinCAN sai siis Eestis tehtud. Ta kasvas sellest samast ZF X86 486 välja ja mõte oli siis, et teha selline seade, kus ideaalis suudaks ta ka rohkem kui terminal, aga laias laastus panna siis nii palju seda arvutusvõimekust sinna sisse kui võimalik. Ja sellest ka see pealkiri, et kuidas arvuti purki sai. Sellepärast, et nagu ma mainisin, et tollal enamus inimeste jaoks sõna PC või arvuti assotsieerus väga konkreetselt sellise lauaarvutiga nagu seal kõrval. Millest siis nii-öelda see seade täpsemalt koosnes, et mis sinna sisse läks. Et kõigepealt läks sinna see sama 486, mis jooksis 120 MHz peal. Hiljem läks sinna National Semiconductori Geodi nimeline kiip, mis oli selline kummaline hübriid Pentiumi ja 486 vahel.
mis siis kiirused hakkasid 200-st, aga konkreetne kiip, mis uuemasse versiooni sellest ümmargusest seadmest läks, oli 233 MHz, kui ma peast õigesti mäletan. Siis oli seal Mediakuu graafikakiip, mis oli oma aja kohta päris võimekas, VGA kivi. Ja siis oli disk on chip välkmälu, aga oli ka pesa compact flashi jaoks. Et siis põhimõtteliselt, kui see plaadil olev välkmälu ise jäi väikseks, oli võimalik seda laiendada. Kõikidel versioonidel seda compact flashi pesa küll ei olnud, aga seal, kus see oli, siis kippus siiski liikuv osaga kummalisel kombel mõnikord tagasi hiilima. Nimelt IBM tegi sellist väikest kõvaketast, mille nimi oli IBM Microdrive, mis läks compact flashi pessa. Ja sellisel puhul minu jaoks oli see natukene nagu tagasisamm selline asi sinna sisse panna, aga see võimalus oli olemas. Ja siis oli ka klassikaline 10-100 biti võrk, mis tollal oli standard. Ja võib-olla veel siis mainida selle Geodi kiibiga seoses seda, et C-biti, kui ma ei eksi, 2001 aasta näitusel, siis oli selle National Semiconductori vitriinis see seade väljas koos mõne teise Geodil baseeruva seadmega. Ma kuskilt leidsin isegi mõned väga hägused pildid, aga kuna see oli digifotograafia algusaeg ja need algsed aparaadid olid ikkagi, kui ma õigesti mäletan, siis üks tegi VGA lahutuses pilti ja salvestas need flopile, oli kohe selline fotoaparaat kuhugi flopi sisse. Et siis need olid nii piisavalt halva kvaliteediga, et ma ei hakanud neid siia panema. Aga siis tahtsin veel ka öelda, et see purk siin füüsiliselt on mul ka kaasas, et selline ta siis oli. Ja et kellel on huvi, võib pärast minu käest tulla veel midagi küsima, et saab ka seda lähemalt vaadata. Aga et jah, et kogu oma ilu juures ja ta oli väga paistis kenasti silma ja kõigil jäi ka meelde, et teil oli selline Coca-Cola purk, et mis sest sai, siis rahalised asjad panid ikkagi lõpuks asja paika ja järgmine versioon oli oma välimuselt palju tagasihoidlikum. Ja üks mõte sellel oli ka, et see tegelikult oli mõeldud monitori taha vesa mount tüüpi asjadega kinnitamiseks. Ja siis sellest järgmisest nimi jäi küll alles Tingen kuni tema elu lõpuni, kuigi ta võib-olla purki enam ei meenutanud. Et siis sellest oli päris pikalt versioone. Selle konkreetse ajakava ma kopeerisin Wikipeediast. Ja kui minu mälu mind ei peta, siis see nüüd päris nii ühene ei olnud, et ta üldjoontes on õige, aga mingid asjad olid ikkagi paralleelselt ja päris, kas see just kõik täpselt nendel aastatel toimus, seda peavad ajaloolased uurima, kui neile huvi pakub. Aga laias laastus see ajaraam umbes selline oli. Et kõigepealt siis oli see sama prototüüp, millest ma rääkisin, siis 2001 tuli laiemalt turule see ümmargune mudel, mille sisse juba läks Geodi kiip ja siis 2003 aastast tuli siis see lapikmudel, need hakkasid olema nimega DBE seeria 60 ja edasi, ehk siis DB60 ja see siis konkreetselt sisaldas juba ka printeri porti, kui ma õigesti mäletan, siis pangad olid need, kes olid sellest huvitatud, et tollal oma nõelprintereid sinna külge panna oma terminalide juures. Ja üldiselt muude parameetrite poolest oli ta tegelikult suhteliselt sarnane sellele ümmargusele Tingenile. Siis aeg läks edasi ja põhimureks selle konkreetse asja puhul oli ikkagi see, et protsessor ei nõrgaks. Et kui ta terminalina seal küljes oli, et siis alati ta jõudnud neid Microsofti remote desktopi asju välja vedada ja oli
huvi ja soov saada võimsam sisu. Selle tõttu siis tuli välja mudel, kuhu siis sai LX700 protsessor, mis küll alguses oli National Semiconductori oma, aga see AMD on siin sellepärast kirjas, et AMD ostis ära selle Geodi ja LX700 ma ausalt täpselt isegi mäleta, et kas see tuli veel National Semiconductori või oli see juba AMD enda toode. Need olid juba oluliselt kiiremad, üle 400 MHz protsessorid. Ja siis sealt edasi omakorda lisandus siis ka veel gigabitt-võrk ja siis lisandus ka võimalus mitte ainult emaplaadil mälu omada, vaid ka mälu juurde panna. Aga see oli pikka aega, kogu see seeria oli Arteki kõige toodetum toode üldse. See oli ka selline, mis läks Eestist välja suuremates kogustes ja see oli ka selline, mille peal siis ka mõned teised ettevõtted tegid oma seadmeid. Linutop on võib-olla üks kõige tuntum, kellel oli sisuliselt see riistvara ja siis nemad tegid sinna ümber seda oma infosüsteemi. Et nüüd, kui natukene rääkidagi nendest asjadest, mis seal peal jooksid ja mis see softi pool on, et siis kõigepealt oli bootloader, mis üldse käima pani selle operatsioonisüsteemi või mis iganes teema, mis seal sees jooksis. Ja kõige esimene bootloader oli Clara, mille kirjutasid siis Arteki insenerid ise ja hiljem hakkasime kasutama ja ka edasi arendama ise siis vabavaralist bootloaderit Corebooti, mille versiooni Orebooti nüüd minu teada Google'i mingid töötajad edasi teevad. Aga et selle Corebooti me võtsime kasutusele ja mingi väikse panuse andsime sinna ka ise. Aga samas oli operatsioonisüsteeme ja kohti, kus siis oli vaja täielikku BIOSi tuge ja siis selle jaoks me kasutasime General Software'i BIOSi. Et siit nüüd teiselt poolt kõrvalt on ka näha, et üks kõige levinum sisu oli siis kohandatud Linuxi kernel väga väikse seda ümbritseva sükse süsteemiga, mis mahtus kõige väiksem versioon vist oli 4 megabaidi sisse, aga oli ka natukene suuremaid, kindlasti mitte üle 10 megabaidi. Sellised, kus siis oli ka TinyX, siis see graafikamootor, mis siis põhines X-Windowsi süsteemil ja Citrixi graafiliste terminalide lahendus, mille Microsoft neilt ära ostis ja siis selle kaudu oli toetatud nii RDP, kui oli toetatud ka Linuxi serverid. Et siis teine variant oli Windows CE, mis oli selline väike Windows Start süsteemsetele seadmetele ja hiljem ka Windows Embedded, aga need olid, eriti Windows Embedded olid selliste üksikute klientide teemad. Et siin on ka mainitud need kliendipõhised lahendusi, et mind ennast tegelikult huvitasid pigem need lahendused, kus seal peal ikka ise käis nii palju seda operatsioonisüsteemi kui võimalik. Ja kui oli BIOS, siis olen ma seal peal näinud ka DOS-i töötamas ja seal on peal töötanud igasuguseid erinevaid asju. See on siis see osa, mis siis ennekõike seda X86 maailma ümber puutuvat kirjeldab ja suhteliselt kiiresti tekkis ikkagi vajadus, et see X86 ei ole eriti väikse voolutarbega süsteemides piisavalt hea. Tekkis vajadus võtta kasutusele ARM-protsessorid ja et sellisel puhul siis ka sai põhiliseks operatsioonisüsteemiks samuti Linux. Et see oli see aeg, kui ARM-i siis tugi Linuxis veel kõvasti arenes ja et tuli ise veel päris palju vaeva näha, et kui praegu kõik teavad, et telefonid ja kõik töötavad ARM-iga ja ARM ja Linux tundub, et on selline väga selge, lihtne ja iseenesest mõistetav asi, siis tollal see veel päris suugi nii ei olnud. Et siin on siis nagu ka kirjas, et kust need vajadused tulid. Et nüüd, kui jälle seda ajakava vaadata, siis loomulikult hakkas see ka paralleelselt pihta, et see ei toimunud päris nii, et me tegelesime ainult nüüd X86 ja ThinGaniga
ja siis läksime üle ARM-i peale, et pigem oli see, et hakkas tulema paralleelselt erinevaid ARM-i lahendusi siis juba ka kusagilt sealt 2000 keskelt. Ja mis siis ARM kaasa tõi, et ühest küljest vähenes voolutarve, sai teha veel kompaktsemaid seadmeid ja üks asi selle taga on see riskkäsustik, mis ARM-i sees on, sellepärast, et üks x86 põhiline häda on alati olnud see legacy, mida seal kaasas tassitakse, et kui kunagi ammu oli selline asi nagu IBM XT ja sealt mindi edasi 286 peale ja kui juhtus selline asi, et tuli rohkem mälu kui 1 megabait, siis selgus, et on vaja kuidagi märku anda tarkvarale, et kas mälu lõpeb ära megabaidiga või võib seda rohkem olla, mille käigus tekkis selline asi nagu A20 gate. Ja kui praegu seda vaadata, siis päris vist siiamaani enam kõigis protsessorites ei ole, aga see ikka väga-väga pikalt lohises kaasa kümneid ja kümneid aastaid selline legacy. Ja palju selliseid teisi asju paistab veel sellest Inteli arhitektuurist välja, et küll ta peab olema vanade XT asjadega kompatiibel, reaalmoodidega, protected moodidega, võimaldama joosta asju, mis käisid 386 peal, kuni siis nüüd sinna poogiti juurde siis ka lõpuks veel 64 bitti, mille puhul siis oli see huvitav asi, et Intel üritas puhtalt lehelt Itaniumiga alustada, aga AMD siis ütles, et ei ja pani 64 bitti juurde ja nüüd ka Intel kasutab AMD seda poolt juurde pandud 64 bitti käsustikku. Aga tagasi tulles siis ARM-i juurde, siis teine asi, mis tekkis, oli see, et tegi vajadus sellisel puhul cross-kompilaatorite järgi. Ehk siis, kus sa kompileerid koodi ühel platvormil teise jaoks. Sellepärast, et ARM ise oli eriti veel tollal piisavalt väikse jõudlusega, et selle peal oleks võinud tunde ja tunde kompileerida. Et siis on vaja siis sellist kompilaatorit, kus saab Inteli peal ARM-ile teha. Ja siis seda ARM-i tuge Linuxis ma mainisin, kui keegi kunagi Linuxi kerneli sisse vaatab ja selle vastu huvi tunneb, siis ta näeb seal väga palju arhitektuure. Et see oli ka üks asi, mis mul just Meelis Roosiga seoses meelde tuli, et tema üks selline soov oli võimalikult palju erineva eksootilise raua peal seda Linuxit testida, jooksutada ja kohandada. Ja siis see on ka põhjus, või nüüd nii palju, kui ma olen siin aru saanud, siis see on ka üks arvutimuuseumi algseid saamise põhjuseid, et seal on kõik need PowerPC ja muud riistvarad, mille peal siis on seda Linuxit käima pandud. Et meil endal kõige põhilisemad asjad, millega me oleme kokku puutunud, on ARM ja meil on olnud mõned projektid, mis on olnud MIPSis. Ja siis kuna meil on olnud ka sellised insenerid, kes selle kivisisu ja kivil tasemel asjadega tegelevad, siis selliste programmeeritavate kiipide nagu FPGA-de peal oleme me tegelikult ka teisi tuumasid jooksutanud, millest võib-olla praegu kõige tuntum on nüüd see RISC-V või RISC-V, mis siis on saabumas. Ja siis millega me siis veel oleme tegelenud, on ka ARM-i-põhised mikrokontrollerid, et kus on see sama 32-bitine tuum, aga mis ei ole mõeldud operatsioonisüsteemi jooksutama, vaid mis on mõeldudki kusagil oma sisemälust väga väikest ja kompaktset koodi käima panema. Et siin pikalt kõik, kes mikrokontrolleriga tegelesid, olid levinud 8-bitised mikrokontrollerid, aga praegu me oleme jõudnud juba mõnda aega oleme sellises ajastus, kus 32-bitine oluliselt võimekam kiip, mis ei jää alla oma jõudluselt sellele esimesele 486-le, mis siin läbi käis, on sama odav või isegi odavam kui mõni 8-bitine kontroller. Aga rääkides siis Linuxiga seadmetest, et neid sai tehtud mitmeid, aga ma siin väga paljudest asjadest räägin paratamatult läbi mingi oma perspektiivi, et projektid, millega ma olen ise kõige rohkem kokku puutunud. Et oli üks seade, mida me siis töötasime välja USAs asuvale kliendile,
kelle selline põhiturg olid messid ja messidel osalejatele seadmete rentimine, mille puhul siis, kui osalejad kõnnivad triipkoodid või mõned muud asjad kaelas, on võimalik boksis olijal arvet pidada, kes tuli, mis temaga räägiti, mida on talle vaja juurde saata. Ja siis nende algne süsteem, kus nad ka meie juurde sattusid, oli see, et neil oli selline laua peal lisa sellise käpaga seade, mis siis käis 486 selle sama embedded kiibi peal või SART-süsteemse kiibi peal ja siis kasutas DOS-i operatsioonisüsteemina ja salvestas flopi peale ja siis nad soovisid saada moodsamat versiooni, siis sai tehtud üks versioon ka laua peale, aga minu jaoks huvitavam ja ka tehniliselt palju väljakutsuvam oli teha selline moodne seade, mis jooksutaks Linuxit ja siis suudaks teha seda, et inimesed saavad selle kätte võtta ja mugavalt siis opereerida. Antud seadme puhul on üks asi, mis ma arvan ka veel mainib väärimist ja tegelikult üldse päris paljude seadmete puhul siis seesama järgmine esineja Anti on väga tugevalt olnud käppapidi sees nende Linuxi ja siis ütleme driverite modifitseerimise ja nende käimapanemise peal erinevatel seadmetel. Aga et projekt ise algas aastal 2006 ja jälle sisaldas tolles ajas täiesti korralikult innovatsiooni, sellepärast et mahutada siia sellesse seadmesse ka nii-öelda puuteekraan ja kõik muud asjad füüsilise form factori mõttes siis oli vaja lugeda 2D triipkoode, oli vaja lugeda magnetkaarte, sest tollal veel inimesed käisid magnetkaartidega messil ja siis üks uus asi, millega oli päris palju tegemist, oli siis lähivälja sidega RFID või siis NFC tagide lugemine, märkide lugemine, mis siis on, mille antenn on siis siin selja taga integreeritud. Ja seadmes siis jookseb samamoodi kohandatud Linux, et kui siin enne oli juttu, et selles kettakastis jooksis Debian, et siis tegelikult juba ThinGanist alates ja siis ka sellel seadmel on enamus neid Linuxi süsteeme, mis me oleme teinud, on väga konkreetse funktsiooni jaoks ehitatud, võimalikult kompaktsed ja ehitatud siis sellel põhimõttel, et kui teha skulptuuri, et on kaks võimalust, et kas võtta mingi plokk ja hakata sealt välja raiuma nii kaua, kuni sul on selline kuju, millega sa rahul oled, või siis on võimalik võtta savi ja hakata voolima ja vormima nii kaua lisamise teel jõuad sellesse kohta, kus sa tahtsid jõuda. Siis see on meil see lisamise tee, et me ei ole võtnud mitte mingit distributsiooni, mida me oleksime hakanud vähendama, vaid oleme ise ehitanud siis üles kogu selle süsteemi ja siis lähtekoodist siis kompileerinud kõik asjad sinna kokku, mis on vaja. Nüüd tegelikult sealt edasi erinevaid neid Linuxiga seadmeid oli päris palju, väga palju neist olid Atmeli kiibi peal, mis siis oli üks 32-bitine ja nii mõnedki neist on siin Eestis ka levinud, need oranžid seadmed nimelt olid piletikontrolöridel, ma ei tea, kas neid siiamaani kasutatakse, pole veel näinud, aga kes bussis on piletid sõiduta vahele jäänud, eriti Tallinnas, siis sellel peaks see seade tekitama halbu assotsiatsioone tõenäoliselt sellepärast, et kui tema ID-kaart või midagi andis teata, et tal piletit ei ole, siis järgnes trahv ja muud asjad. Aga see teine seade kannab nime Treescan, see punane, ja see oli mõeldud ladudesse ja üldse laiemalt logistikatööstusesse. Ja selle üks hea omadus oli see, et ta oli hästi modulaarne, et tal see lugemispea käis eraldi külge, nii et sai vahetada seda, milline on see 2D lugeja, on see laseriga, on see optika kaameraga
kuni siis väga erinevate peadeni välja ja teine asi, et siis ka kommunikatsioonimoodul, et olid võimalikud nii Wi-Fi, oli võimalik mobiilside ja siis üks pea siis, mis sellele seadmele külge käis, toetas siis ka samamoodi nende RFID või siis NFC märkide lugemist. Et need on päris levinud ka igal pool kaubanduses, nii et seal on nüüd küll erinevad standardid ja mis kõik veel. Aga sellised võimalused olid olemas. Ja noh, Bluetooth praegu on väga levinud, aga nüüd see, mis praegu levinud on tegelikult mitte päris Bluetooth, mis pikka aega Bluetoothi nime kandis, vaid Nokiast Vibri asjast aluse saanud asi, mis integreeriti hiljem sisse, nii et kui tavaliselt keegi räägib Bluetoothist, siis ta räägib ühest või teisest asjast, kas klassikalisest Bluetoothist, mis on nendes vanemates seadmetes, või räägib ta sellest moodsast asjast, mis kannab sama nime, aga näeb hoopis teistsugune välja. Ja siis üks asi, mis siis seal punasel seadmel veel oli see, et aku käis tal küljest ära, oli võimalik mitte seadet laadima panna, vaid haarata järgmine aku, klõpsata see kohe sisse. Ja selleks, et ajaks, et seade siis nagu ära pilti tasku ei paneks, siis oli seal pardal oli superkondensaator, mis suutis siis mingi loetud arvu sekundeid hoida seadme elus selliselt, et sa saad aku töötaval seadmel ära vahetada. Ja siis üks asi, mis minu arvates veel väärib mainimist, oli see, et olles siis ise Linuxi peal teinud väga palju erinevaid seadmeid, siis meil tekkis mõte, et kindlasti on entusiaste, kes tahaksid võtta Linuxi plaadi, Linuxi seadme, sellega ise midagi peale hakata. Siis sai selle platvormi baasilt tehtud, kuna seal seadme koodnimetus oli Spatha, siis sai tehtud siuke asi nagu Spatha Software Development Kit, mida sai siis kaasa müütud koos selle riistvaraga, mis siis oli nii-öelda saadaval, et mõnes mõttes mina pean seda natukene selleks samaks suunaks, mille pärast Raspberry Pi üles korjas ja seda nüüd praegu väga edukalt teeb. Aga igal juhul sellised võimalused olid olemas. Siis on nüüd natukene need seadmed, kui ma enne mainisin, et on nähtaval seadmed ja peidusseadmed, et siis antud puhul siis on ühe peidusseadmega, mis siis teisest otsast juhib neid nähtavaid seadmeid, ehk siis neid validaatoreid eri lahendustes. Ja et siis üks asi, mis laiemalt üldse seadmete tegemise ja kõige sellega alati kaasneb ja mida me oleme siin nende aastate jooksul, mis me oleme teinud, näinud, on see, et ideest selle prototüübini jõudmine, et seade teeb sul funktsionaalselt seda, mida sa tahad, ei olegi alati see kõige keerulisem pool, vaid mõnikord see 80-20 reegli järgi see viimane 20% tootestamist või mingite murede lahendamist võib olla see kõige pikem peavalu. Ja sellisel puhul, kui sellist seadet juba disainida, on väga oluline see, et silmas pidada, kuhu ta läheb, mille kõigega tuleb arvestada. Et näiteks, kui see seade sõidab kuskil bussis ringi, siis on keskkonnamõjud, buss talvel seisab parklas, on väga tugevad miinuskraadid, pärast mida ta peab kohe käima minema, temperatuur kõigub sõltuvalt siis aastaajast väga kuumast väga külmani. Õnneks küll tavaliselt, kui buss sõidab eriti kaasajal, siis on seal juba natukene mugavam olla, aga hiljuti eelmisel kuumal suvel õnnestus sõita ühe seadmega või ühe bussiga, millel see konditsioneeriseade ei töötanud ja siis tulid jälle vana teada ajad meelde. Ja igasuguste selliste sõidukite puhul on vibratsioon, kipuvad lahti loksuma asjad, kõik sellised asjad ja toitepinge kõikumised, et sisend peab olema hästi filtreeritud, et erinevate alapingete ja ülepingete peale seade maha ei kärvaks. Ja siis üks ikka oluline asi on see, et lõppkokkuvõttes, kui see seade on iimistletud ja sellega on palju vaeva nähtud, et siis tegelikult ka üks viga 1000 on liiga palju. Seda me näeme korduvalt, et keegi tuleb meie juurde mingi Raspberry Pi või millegi muu peal tehtud prototüübiga, kõik juba nagu töötab, kõik on väga kena, ütleb, et et nüüd hakake tootma.
aga siis selgub väga palju selliseid nüansse, et nagu inglased ütlevad, et saatan on detailides. Ja siis, et kui sul on viga, mis ilmneb ühel korral 1000-st, aga sul on erinevates kohtades 2-3 tuhat bussi, mis ringi sõidavad, siis sul on 3 viga päevas garanteeritud, et sul on need olemas. Ja teine asi, millega paljud serveri inimesed on täna ära harjunud, on see, et on ka viga, et ei ole hullu, et öösel läheb välja uus patch, teeme muudkui sellist rolling release ja ei ole probleem. Aga kui sul on seadmed kuskil bussides laiali, sa pead neid uuendama, siis kogu see uuendusprotsess peab olema võimalikult robustne, sellepärast et ma ei taha isegi oma õudusunenäos näha situatsiooni, kus järsku 1000 seadet on kõik muutunud kasututeks tellisteks ja neid peab hakkama keegi tehnik siis kõikides bussides käsitsi ellu äratama. Siis üks kõige huvitavam ja mingites ringkondades ka tuntum Linuxiga seade, mida me oleme teinud, on selline Eesti ettevõte nagu Myoton, kes teeb sellist huvitavat seadet, mis mõõdab erinevate kudede elastsust. See on töötab sellisel printsiibil, et ta toksab seda kudet otsas oleva selle pulgaga, mis seal näha on, ja siis ta mõõdab selle tagasiliikumist ja joonistab selle põhjal endale sisemiselt graafikud. Ja siis on näha, et kas see kude on jäik või kõva või on ta pehme lastne. Ja selle põhjalt on tehtud päris korralikult juba teadust, väga palju erinevaid artikleid on arendatud, seda on kasutatud ka teraapias ja spordis, kus näiteks jälgitakse mingite kudede paranemisprotsessi, et tehakse mõõtmisi sama koha pealt mingi ajaperioodi jooksul ja siis nendest andmetest on võimalik aru saada, et kuidas lihas areneb või kuidas ka midagi paraneb. Ja see on siis asi ka selle poolest veel huvitav, et võin väita, et ainus seade, millega mina olen seotud ja mis praegu on orbiidil maa ümber, et see siis on pikk projekt praegu rahvusvahelises kosmosejaamas, kus siis mõõdetakse astronautide lihase atrofeerumist kaaluta olekus. Ja siis oli täitsa huvitav oli näha ka ühte intervjuud, kus siis üks astronaut rääkis sellest kogemustest, et mis tal selle seadmega oli seda seadet kasutada ja siis ka natuke nendest tulemustest. Et üldiselt, nagu ma siin enne mainisin, et ulmeromaane on mul alati meeldinud lugeda ja kui jääda mõelda selle peale, et kui vahva võiks kõik olla kosmoses ja pikad reisid, et siis tegelikult see keskkond on ikkagi väga inimvaenulik isegi juba siin maakera ümber ja et see kiirus, millega keha muutub kaaluta olekus on ütleme hämmastav või vähemalt mina küll seda niimoodi ei oleks oodanud. Aga et siis enamus neid seadmeid on praegu juba päris jupp aega vanad, võib-olla selle vahega, et Myotonist on lihtsalt samas kujus ja vormis ja kasutuses, aga uuem riistvaraline versioon välja ilmunud. Et siis mõtlesin, et peatuks ka natukene seadmetel, mis siis on siin natukene viimasel ajal tehtud. Need on ühed vähemalt Eestis ja mitte ainult Eestis kõige tuntumad seadmed, et kuna see Arteki mudel on, et me oleme insenerid, me teeme valmis ja ka aritame tootmist korraldada, siis nende seadmete omanik tegelikult on Ridango, aga meie siis oleme just selle validaatori poole riistvara ja siis seal sees käiva püsivara välja arendanud ja arendame seda siiamaani edasi. Et kui ma enne mainisin, et Thincan oli meil kõige suurema tootmise arvuga seade, et siis hiljuti tõukas validaator siis Thincani sellelt troonilt ja praegu on siis läinud mööda, et seda on pandud igal pool Rootsis ja mujal ülesse. Ja üks koht, kus siis on natukene isegi nüüd kahetsusväärset tagasisidet tulnud, on siis Kiiev, kus üpris mitu bussi, isegi rohkem kui üpris mitu on raketiga pihta saanud, kus need seadmed on sees olnud, et meiega siin jagati isegi pilte puruks lastud bussist, kus need seadmed sees olid. Aga et nende konkreetsetest seadmetest rääkida, siis kui enne oli teemaks Linux, siis siin on nüüd selline ARMi mikrokontroller, kuhu on kirjutatud riistvara
otse siis kiibile endale, mitte mingit operatsioonisüsteemi seal ei ole. Välja arvatud mõned keerukamad variandid, kus siis jookseb mingi väga lightweight real-time operating system. Üks on sama näiteks FreeRTOS, aga selle puhul isegi saa öelda operatsioonisüsteem, vaid tegu on pigem sellise taskide või ülesannete jaga, mis on niisugune väga lihtne. Ja ka küsimus, et millist neist valida, või miks üks või teine, siis seal hakkavad pihta sellised asjad, et kas mälu tahame võtta dünaamiliselt või fikseeritult. Nimelt, et kui muudes seadmetes ja serveritel ja desktopidel mälu enamasti ei ole probleemiks või kui on probleemiks, on küsimus, et kas mul peaks olema 16 või 32 gigabaiti, et siis nendes süsteemides on mälu kilobaitides nagu vanadel headel aegadel ja siis on iga bait on arvel ja selle tõttu on kohati näiteks dünaamiline mälu kasutus on täiesti keeruline või isegi problemaatiline, sellepärast, et kui sa võtad seda mälu ja annad tagasi ja võtad, siis ta fragmenteerib mälu ära ja mingi moment sul võib isegi olla tubli 3 kilobaiti vaba mälu, aga 3 kilobaidist tükki sa võtta ei saa, sellepärast, et see on juppidena laiali üle kogu ala. Aga paratamatult, et mida keerulisemaks läheb funktsionaalsus, eriti kui siia lisanduvad need makselahenduste kernelid ja muud sellised asjad, mida peab toetama, siis loomulikult teeb mingi moment mingit sorti isegi rudimentaarse operatsioonisüsteemi omamine või rudimentaarse mingi ülesannete juhtimise süsteemi omamine asjad nagu lihtsamaks. Siis see nüüd on jälle Linuxiga seade ja et neid karpe, mis on peidus, on väga palju igal pool ja järjest rohkem ja juurde tuleb. Kõik need nutikad ideed, kõik see on järjest levinum. IoT on juba pikka aega olnud selline, natuke ma ütleks isegi hype ja buzzword või välkvõrk, nagu me seda räägime. Et aga eks ta arendab edasi keerukuse suunas ja nagu ma varem mainisin, et siis tarkvarainseneride arv järjest vajal minevate tarkvarainseneride arv järjest suureneb ja ma väga loodan, et ka siin audientsis olevate inimeste või auditooriumis olevate inimeste hulgas on neid, kes serveri tasemel tahavad tulla seadmed arendama. Ja siis ongi jäänud veel mõned slaidid, millesse ma võib-olla detailselt sisse ei lähe, aga et me oleme koostööd teinud siis ka ülikoolidega, Tartu Ülikooliga üks vähem, ennekõike Tallinna Tehnikaülikooli ja Välismaa ülikoolidega erinevaid siis aparaate välja töötades, mida neil projektides vaja läheb. Ja Tartust rääkides siis kõige suuremate seadmete arvuga projekt, mida me oleme teinud, on Eesti Rahva Muuseumis olev e-paberi etikettide süsteem, kus siis samamoodi piletis on integreeritud märk, see NFC või lähivälja märk, millega saab keelt vahetada ja siis põhimõtteliselt see on meie poolt tehtud. Ja viimase asjana siis võib-olla ei hakanud eraldi isegi juttu panema, aga kes siin samas hoones on näinud neid seadmed, siis need on ka Artekis tehtud. Et igal juhul tänan väga kuulamast ja et kui kellegi on küsimus, siis ma hea meelega vastan. Jaa, aitäh sulle. Meil seisab kohe ees jagunemine, aga 1 või 2 kiiret küsimust saab Markusele kindlasti võtta, kui on huvilisi. Kõik tahavad jaguneda. Ja, seal on üks küsimus on. Mul on hästi lihtne küsimus, et mitu eksemplari neid Arteki konstrueeritud asju üldse ehitatud on? Et on see 10 000, 100 000, miljon? Kümnetes tuhandetes. Et selliseid seadmed, mis on Artekis välja töötatud ja mida on toodetud, on kümnetes tuhandetes. Esimene seade, mis ületas 10 000 piiri, oli ThinGen DB-seeria ja teine on siis nüüd validaator. Okei, kui kellelgi kiire küsimus, ühe mahutame veel. 3, 2, 1. Ei ole. Okei, aga suur tänu sulle ja väike kingitus meie poolt ka. Suur tänu.